Eks ta oli pigem, ei olnudki lihtsalt ju tegelikult suur mäng, oli lihtsalt üks suur ja tähtis päev Rapla korvpallile ja Andrele, et tagantjärgi ainult poleks midagi paremat osanud oodata. No mis tunne enne ta oli täna olla Avis Rapla pingil? Te jätsid peatreeneri kohuseid või treeneri kohuseid, kuidas ütelda? Eks rohkem moe pärast seal istusin, et ikkagi asjaliku jutu ajas põhiliselt Kajupank, kellel on väike vigastus, aga ei, juba ainuüksi valel pool istuda oli väga imelik. No igatahes väga asjalikult võtsid time-out'i, ma vaatasin. No jah. Otsustasid õigel hetkel? No asi läks käest ära, tuli midagi ette võtta. Kas enda jalad platsile ei tahtnud viia või? Ei tahtnud. Kõrvalt oli hea vaadata küll. Kas vähe kadedaks ajanud, kuidas Kuusmäe, Kullamäe kolmesed vajutasid? No see oli teada, et ega siin vahet ei ole, siit läheb 10 aastat veel edasi ja viskavad samamoodi. Andre nii-öelda korvpallipensionil, loodame teda saalis siin näha vähemalt tribüünidel. Jaa, et ma arvan ka, et kui vähegi suudan ennast Andre olukorda panna, siis ega palju midagi paremat tahta oleks raske, et ikkagi ei ole võimalik näidata nagu tugevamalt ja jõulisemalt välja seda, et kui tähtis ta on sellele kogukonnale, Rapla korvpallile ja Eesti korvpallile. Aitäh, Jaak, ja siit ainult edasi, korvpall võidab! Igal juhul!